On uudiste eetriaeg ja stuudios Rohkode Velak. Valitsus annab teada, et seaduse muudatused on antud töösse, et tagada hooldekodudes klientide ja teenindava personali omavaheliste suhete senisest suurem selgus. Alates uuest aastast peavad hooldatava lähisugulased või vastava võime olemasolul hooldatav ise tegema sisse registreerimisel avalduse vastavasse lahtrisse linnukese, millega ta kinnitab, et ei ole nõus hooldekodu personaliga sugulisse vahekorda astuma. Seni probleeme tekitanud juhtumite puhul olidki need linnukesed lihtsalt tegemata jäetud ja arengud võisid tulla klientidele seetõttu ootamatustena, märgib Sotsiaalministeerium teate lõpetuseks. Ja välismaalt. President Vladimir Putin andis teada, et tal ei ole töökohustuste tõttu võimalik Istanbuli Vene-Ukraina kõnelustele tulla, aga ta saadab läbirääkimistele ühe oma paljudest teisikutest. Kui Ukraina ja lääneliitlased on tema teisikuga läbirääkimistest olnud edukad, siis sõlmitakse rahulepe ja lepitakse kokku kohtumine ja läbirääkimised järgmise teisikuga. Lõplik rahu sõlmitakse alles siis, kui rahuleppega on nõus olnud kõik 138 Putini teisikut, teatas Putini 32. teisik eile pressikonverentsil. Isamaa andis aga eile parlamendile menetlemiseks peretoetuste seaduse muutmise seaduse. Seni on keskendutud peamiselt kolmandate laste toetamisele, kuid elu on keerulisem, märgib erakonna pressiteenistus ja seega pakub seaduse parandus välja meeste toetamise alates 3. naisest. Sageli on mehel 3 või rohkemgi last, aga erinevate naistega ning suur peret ei anna see tegususele vaatamata seaduslikus mõttes ikka välja. Alates 6. naisest oleksid igakuised toetussummad aga veelgi suuremad ja nii hakkaks teoreetiliselt meestel ka esimestele ja teistele lastele rohkem jaguma ning raha liiguks ka üksikemadele senisest rohkem. Veel sotsiaalvaldkonnast. Sotsiaalkindlustusamet annab teada, et uuest aastast alates peavad pensionärid hakkama kohtus tõestama, et vanadus ei ole üle läinud ja pensioni on neil endiselt vaja. Tõendamiskohustus on iga 2 aasta järel vajalik, sest olud ja inimesed ja reaalne olukord tervikuna on kogu aeg muutumises ja riik tahab ära hoida olukorra, kus raha makstakse inimestele, kellel seda tegelikult vaja ei lähe. Sarnane kohtu kaudu vajaduse tõestamise praktika on aegade jooksul ennast edukalt tõestanud puuetega inimestele makstavate toetuste puhul ja riik on kokku hoidnud märkimisväärse summa toetusraha. Kui pensionär ei hakka Sotsiaalkindlustusametiga ühel või teisel põhjusel kohut käima, siis järelikult oligi vanadus mööda läinud ja inimene saab juba ise hakkama, märgitakse pressiteate lõpetuseks. Ning Haridusministeerium on kinnitanud eestikeelsele õppele ülemineku uuendatud tegevuskava. Venekeelsed õpetajad ei ole seni sageli leidnud mahti ja võimalust piisavalt riigikeelt õppida, seega tuleb keeleõppe võimalus viia õpetajale lähemale ja keelt hakkavad neile õpetama õpilased. Valdavas osas on vene koolide õpilased eesti keelega rohkem kursis kui õpetajad ja vastastikku kasulik õppemetoodika olekski lahendus. Õpetaja õpetab lastele näiteks keemiat, lapsed õpetavad õpetajale vastu eesti keelt. Nii toimub õppimine kahesuunaliselt. Riik arutab praegu ka võimalused maksta õpilastele ka õpetaja õpetamise eest töötasu. Nii oleks lastel koolis käimise ajal võimalik ka taskuraha teenida ja tekib ka täiendav motivatsioon kooli üldse minna. Eetris olid uudised.